Sa peaksid hoiduma marksistlike ideoloogiate toetamisest ja kindlasti vältima kommunistlike režiimide toetamist, muidu võib USA valitsus sind kohtusse kutsuda. Nalja tegin. See ongi täpselt see, mis praegu juhtub Hasan Pikeriga, kes postitas selle imelise raamatu Kuidas vanglas ellu jääda. Ja nüüd, föderaalsed ametnikud on kohtukutsega välja kutsunud poliitilise striimeri Hasan Pikeri ja veel ühe inimese organisatsioonist CodePink. Ja kallid sõbrad, ma olen selle üle üliõnnelik. Mitte sellepärast, et ma oleksin kohutav inimene, vaid sellepärast, et kui keegi, kes on tõeliselt vastik, lõpuks oma tegude tagajärgedega silmitsi seisab, siis ma arvan, et see on midagi, mida me kõik peaksime tähistama. Ja ma arvan, et Hasan Piker on vastik, sest ta ütleb inimestele, et nad läheksid teisi tapma väidetavalt ja ta levitab iga päev kõige tülgastavamaid ideoloogiaid. Ja üks tema viimaseid trikke on olnud Kuuba režiimi toetamine, mis ei ole eriti tark mõte. Igatahes, aitäh, et olete siin. Tere tulemast Pushbacki. Mina olen teie saatejuht Meira Ka. Kindlasti vajutage tellimisnuppu, jälgige, laikige, kommenteerige, tehke seda kõike, kirjutage selle video alla, aga mis kõige tähtsam, liituge meie liikumisega, kui me astume vastu hullumeelsusele, mis on muutunud tavaliseks. Ja ma arvan kindlasti, et Hasan Piker on seal tipus. Neile, kes ei tea, kes Hasan Piker on, kus te olete elanud, aga kui te olete elanud kivi all, siis ma ütlen teile seda. Ta on striimer, kellel on miljoneid jälgijaid ja kes levitab kõige hullumeelsemaid ideoloogiaid ja vägivalda, mida te tegelikult ei usukski, et need on päriselt olemas. Näiteks siin on üks video. See ei oma tegelikult mingit tähtsust. Ta võib valmistuda koos kellega iganes ta tahab. Ta võib valmistuda koos Benny Morrisega, kui ta tahab. Ei ole. Ei ole mida, kas sa toetad terrorismi? Küsimärk. Ei, ma ei toeta. Ma ei toeta Iisraeli riiki. Ja ma ei toeta Ameerika Ühendriikide riiki. See ei oma tegelikult mingi tähtsust. Ta võib valmistuda kellega iganes. No poiss. See mees on kohutav. Kuulame seda. Tulistamine Trumpi miitingul. Ole vait. Ei. Ameerika oli 11. septembri ära teeninud mees. Kurat sellega. Ma ütlen seda. Me tõime selle täiesti ise endale kaela, mees. Okei, see ongi tema. Neile, kes temaga kursis ei ole, loeme nüüd üksikasju, mis toimub. Trumpi administratsioon on just kohtukutse saatnud marksistlikule suunamudijale Hasan Pikerile ja CodePinki kaasasutajale Susan Benjaminile pärast seda, kui nad käisid Kuubal kommunistliku režiimi abistamas. Kui rumalaks saab veel minna? Ilmselt on Hasan Pikeri tasegi nii rumal. Neid uuritakse võimaliku USA sanktsioonide rikkumise eest, kuna nad võisid Kuubale kaupu toimetada või seda rahastada ja koordineerida. Mängi lolli ja saad teada. Piker ja CodePink on sattunud Rahandusministeeriumi välisvarade kontrollibüroo uurimise alla ning neile on konkreetselt saadetud halduslikud kohtukutsed. Piker ja vasakpoolsed, kes Kuubale läksid, olid tuntud selle poolest, et peatusid luksushotellides, kus oli turvalisus ja elekter, samal ajal kui ümberkaudsed elanikud kannatasid. Okei, nii et nad läksid Kuubale, need idioodid. See on siis Kuuba ja siin pole kusagil elektrit, sest pole naftat ega energiat. Ja see näebki niimoodi välja. Muide, see ei ole Hasan. See on keegi, kes räägib meile tõtt sellest, mis Kuubal toimub. Välja arvatud see hotell, sest see on 5 tärni hotell. See ongi kõik. Kõik teised on pimedas. 1950-ndad, aga takso- ja ühissõidujuhid, nagu see mees, ootavad pikki järjekordi, et bensiini saada, kui nad seda üldse saavad. Sajad neist ootavad siin terve öö lihtsalt 5 galloni bensiini pärast. Ja sellest ajast peale. Nii et see on lugu sellest, mis toimub Kuubal, eks. Ja nüüd vaatame korraks Hasanit. Mul pole üldse mingit ühendust. Mul pole aimugi, mis toimub. Eile õhtul lõpetasime ülekande ja ma läksin ning kohtusin Progressive Internationali poistega. Ma kohtusin Jeremy Corbyniga. See oli fantastiline. Ja ma veetsin aega Nekabi poistega. Me käisime väljas ja jõime kohalikus kohas. Ja me oleme lihtsalt elanud la vida locat. Ausalt öeldes oleme lihtsalt elu nautinud, täiega elanud. Okei, me peame sellest veel kuulma. Aga kõigepealt kiire sõnum meie sponsoritelt. Olete ilmselt näinud pealkirju kruiisilaeval puhkenud Hanta viiruse kohta. Ja see tuletab meile meelde, et pandeemia õpetas meile midagi olulist. Kui ilmub uus viirus, satub tervishoiusüsteem kiiresti ülekoormuse alla ja parem on mitte olla neist sõltuv. Ja just sellepärast soovitan ma, et sul oleks juba enne vajadust kodus olemas tervisefirma nakkusohu hädaabikomplekt. Telli see kohe veebist, sest komplektis on arsti poolt välja kirjutatud ravimid ja isegi nebulisaator hingamisteede sümptomite jaoks, mida loodetavasti sul kunagi vaja ei lähe.
Selle asemel, et järgmise puhanguga paanikas ringi joosta, on sul juba kõik vajalikud ravimid ja hingamisteede abivahendid kohe käepärast olemas. Mine lehele twc.health/coldcreeps, twc.health/meiraka ja kasuta koodi MEIRA, et säästa kuni $33 ning saada tasuta saatmine. Komplektid on saadaval ainult USA elanikele. Püsime terved! Kas me võiksime rääkida sellest, et Hasan Piker sõidab sõna otseses mõttes Kuubale, et seal režiimi propagandat levitada, samal ajal kui inimesed surevad, neil pole elektrit ega toitu. Ja ikkagi see tüüp, kes hakkab teenima miljoneid dollareid, sest režiimi arvates on see tark. Muide, ma muidugi ei tea otseselt, kas režiim talle maksis, aga kui valitsus saaks ta kohtusse kutsuda, siis on tõenäoline, et neil on selle kohta mingisuguseid tõendeid. Mida see tüüp Kuubal tegi? Me teame, mis juhtus Nick Shirley'ga, kui ta üritas minna Kuubale filmima. Ta sattus suurtesse probleemidesse. Kuidas siis see tüüp lihtsalt sisse ja välja sai? Noh, vastus on see, et ta on marksist. Ta on marksist ja levitab seal propagandat, mis on ohtlik ja Ameerika vastane. Lihtne, arusaadav, mitte liiga keeruline mõista. Ja tead, lihtsalt loobib inimesi rahapakkidega, lootuses, et iga ühele neist tekib natukenegi majanduslikku leevendust. Kuubalane, kellega me kokku puutume. Robert Mueller ja õigusriik. Olgu. Nii et Hasan Piker tunnistab, et olles Kuubal humanitaarreisil, elasid tema ja ta kaaslased Vida elu lokka, mis ei ole täpselt see, millele sa mõtleksid, kui mõtled Kuubale. Hasan Piker esitleb end kui kedagi, kes püüab aidata kuubalasi, kui teenib $1000 voogedastades oma 5 tärni hotelli toast ja tehes oma YouTube'i kanalile intervjuusid väljaspool otseülekannet. Samal ajal, kui ta käib Havannas koos kniikäpiga, joob kohalikes baarides ja annab raha kuubalastele, keda ta kohtab. Siiani ei paista, et Pico Piker teeks eriti palju sotsialistlikku tööd. Selle asemel näib ta hoopis kapitalismi kaudu teenitud raha ümber jagavat. Muide, kui sa otsid YouTube'is Hasan Pikerit, siis esimene asi, mida näed on, ma käisin Kuubal, seda ma nägin, minidokumentaal. Okei, nüüd võid seda vaadata, kui sul tõesti igav on. 500 000 inimest on seda näinud, 500 000 tõeliselt igavlevat inimest ja see on kahetsusväärne. Kahetsusväärne, aga paljuski ka meie jaoks õnnelik, sest nüüd on see mees kõigile tõestanud, et ta ei väida lihtsalt end olevat marksist. Ta tegelikult ongi. Ja ta on oht Ameerika Ühendriikidele. Ja just sellepärast on talle ka kohtukutse esitatud, millega mina isiklikult olen väga rahul. Pidage meeles, et just sellist tüüpi noormeest ta oma järgijatele eeskujuks seab. Engels kirjutas sotsiaalse mõrva kontseptsioonist. Ja Brian Thompson, kes oli United Healthcare'i tegevjuht, tegeles tohutu hulga sotsiaalse mõrvaga. Süstemaatilised vägivalla vormid, vaesuse struktuurne vägivald, selle riigi kasumile orienteeritud tasuline tervishoiusüsteem. Ja selle tagajärjed on tohutud valud, tohutu vägivald ja tohutult palju surmasid. Ja see oli minu jaoks väga huvitav lugu, sest ameeriklased on kuritegude ja karistuste suhtes väga drakoonilised. Nad on selles küsimuses väga mustvalged. Ja siiski, kuna eratervishoiusüsteem oli keskmisele ameeriklasele nii palju valu põhjustanud, nägin ma nii paljusid inimesi mõistmas, miks see surm oli aset leidnud. Ta ütleb põhimõtteliselt, et inimesed mõistavad, miks Medicare'i inimese tapmine võiks tunduda loogiline. Mitte Medicare, mis see oli? United Healthcare'i tegevjuhi Brian Thompsoni tapmine tundub mõistetav selle kohutava rõhuva süsteemi tõttu, mis tõesti kahjustas inimesi. Selle iroonia seisneb muidugi selles, et kui vaadata kommunistlikku süsteemi ja küsida, kuidas neil tervishoiuga lood on, siis tõenäoliselt pole see eriti hea. Ja neid suri väga-väga palju, lausa miljoneid. Aga just sellist asja nad propageerivadki. Jah, see tundub loogiline. Mõrvad on mõistetavad. Ja muide, kui me hakkaksime vaatama, kui paljusid poliitilisi mõrvu, mida see tüüp on toetanud, siis sa oleksid tegelikult šokeeritud. Sa oleksid šokeeritud, eks? Peale selle, et ta on korduvalt toetanud poliitilist vägivalda. Vaatame seda. Ma arvan, et see on lihtsalt üks tüüp, kes on oma tegudes siiras ja võib-olla natuke peast sassis. Sõltumata sinu taustast, ükskõik milline tüüp. Poiss, aga ma kuulsin, et ta kiusas Drew Pavlovi Twitterist minema.
katkendlik klipp. okei, siin ta on. Medicaidi pettus, sa tapaksid Rick Scotti. Kui sa hooliksid Medicaidi pettusest, tapaksid sa Rick Scotti. Okei, kuula seda. Scott, mitte Spot. Mul on sellest kõrini. Vasakpoolsed, liberaalid, te peate seal oma vastaste sisikonda näitama. Okei. Igatahes, need on need 2 tüüpi meest, kes sul on. Tema on seal ja ütleb sulle, et tappa see inimene. Ta saab aru, miks see inimene tapeti. Sa peaksid selle konservatiivi kallale minema. Too, meil on hullemaid videoid. Ma mõtlen, me oleme neid siin kanalil vaadanud. Sa võid vaadata mõnda meie Hassan Pickeri videot. See tüüp on lihtsalt kohutav, vägivaldne inimene, kellel on uskumatult ohtlikud ideoloogiad. Ja nüüd, lõpuks saab valitsus ta millegi eest päriselt kätte. Ma olen seda päeva oodanud. Ja ma loodan, et see ei lõpe ainult kohtukutsega, vaid võib-olla ka arreteerimisega, sest see mees peaks oma otseülekannetest eemal olema ja talle ei tohiks lubada noori inimesi oma hullumeelsetesse ideoloogiatesse kaasa tõmmata. Kuigi ma pooldan sõnavabadust, tõesti pooldan, aga loodame, et ta läheb piisavalt kaugele, et teda saaks päriselt vangi panna. Aitäh tähelepanu eest selles küsimuses.